Tere tulemast genoomilise taskuhäälingu 58. episoodi. Minu nimi on Mikk Tooming ning antud taskuhäälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuhäälingus tuleb juttu viimastest läbimurretest DNA uuringute alal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Amsterdami UMC poolt läbi viidud uuring näitab, et tehisintellekt suudab ennustada patsiendi reageeringut antidepressantidele juba 1 nädala jooksul. Ajakirjas American Journal of Psychiatry avaldatud uuringus kasutati masinõpet, ajuskanneerimisi ja kliinilisi andmeid, et prognoosida antidepressandi sertraliini tõhusust. Tavaliselt võtab antidepressantide tõhususe määramine kuni 8 nädalat aega. Professor Lisbeth Rennemani ja tema meeskonna poolt välja töötatud tehisintellekti vahend ennustas ravivastust täpselt nädala jooksul, mis lühendas oluliselt hindamisperioodi. Algoritm võttis arvesse selliseid tegureid nagu verevool eesmisest singulaarkoores ja sümptomite raskusaste pärast nädalast ravi. Tulemused näitasid, et vaid umbes 1/3 patsientidest reageerib sertraliinile, rõhutades vajadust isikupärastatud ravi järele, et parandada patsiendi üldist ravi. USA riiklik vähivõrgustik on välja andnud suunised, mille kohaselt on operatsioonijärgne tsirkuleeriv kasvaja DNA ehk ctDNA küll uus prognoosimarker, kuid ei soovita selle kasutamist ega multigeeni analüüside kasutamist käärsoole vähiga patsientide taastekke riski või adjuvantse ravi kohta teabe saamiseks. NCCN eksperdirühm tunnustab ctDNA-d multigeeni analüüside ja immuunoskoori süsteemi pakutavat täiendavat teavet retsidiivi riski kohta, kuid seab kahtluse alla nende väärtuse täiendava kemoteraapia kasulikkuse prognoosimisel. Eksperdirühm soovitab, et enne nende analüüside rutiinse kasutamise soovitamist on vaja rohkem kliinilisi uuringuid andmete kogumiseks. Ühe USA kliinilise laboratooriumi omanik nimega Imran Shams mõisteti 10 aastaks vangi ja talle määrati kliinilise laboratooriumi pettuse osalemise eest ligi $32 miljoni trahv. Shams varjas oma osalust laboratooriumi tegevuses, mis võttis raha ligikaudu $234 miljonit erinevate laboratoorsete testide, sealhulgas COVID-19 ja hingamisteede patogeenide testide eest, hoolimata sellest, et tal oli Medicare'i programmist välja arvatud varasemate pettuse eest süüdimõistvate kohtuotsuste tõttu. Shams oli varasemalt 1990-ndatel ja 2001. aastal süüdimõistetud Medicare'i ja Medicaid'iga seotud pettuste eest, jätkas tervishoiukliinikute tegevust New Yorgis ja sai hiljem teise kliinilise labori varjatud omanikuks Californias, kes esitas Medicare'ile pettuse teel ligikaudu $234 miljoni eest arveid. Bioscient ja inimgeneetika osakond, mis on Saksa laboridiagnostika ettevõte, on käivitanud kliinilise pika lugemisega terviku genoomi sekveneerimise testi, mille abil saab diagnoosida teatud sensoorsete häiretega patsiente. Test töötab PacBio platvormil ja kasutab hi-fi lugemeid, mis pakuvad eeliseid lühikese lugemisega sekveneerimise ees, sealhulgas keeruliste eksonite ja eksonit mõjutavate keeruliste aberratsioonide paremat avastamist. Pika lugemisega VGS-i testidega saab tabada sihtmärke, mis on olnud lühikese lugemisega kogu eksoomi sekveneerimise puhul olnud keerulised. Bioscient plaanib tulevikus laiendada testi ka teistele pärilike seisundite katmiseks. Ettevõte tegi testi väljatöötamisel tihedat koostööd PacBioga ja kuulub Hi-Fi Solves konsortsiumisse. Atrandi Biosciences on tutvustanud mikrofluidika platvormi nimega Flux, mis on mõeldud mikroobide üheraku DNA sekveneerimiseks suure läbilaskevõimega. Leedus asuva Vilniuse ettevõtte süsteem võimaldab sorteerida üksikuid rakke poolläbilaskvatesse kapslitesse ehk SPC-desse, mis koosnevad hüdrogeelikestast olevast veekihist. Flux töötleb samaaegselt kuni 8 proovi korraga, jaotades umbes 100 000 üksikut rakku SPC-desse umbes poole tunni jooksul. SPC-d võimaldavad reaktiivide vahetamist, hoides samal ajal rakud eraldi, pakkudes paindlikkust järgnevates reaktsioonides. Atrandi on esialgu suunatud mikrobioloogia turule, pakkudes koos Fluxiga komplekti,
mikroobikogukondade uurimiseks. Ettevõte kavatseb kaasata A-sarja rahastamist, et laiendada oma tehnoloogiat muudele rakendustele. PGI Group on kritiseerinud BioSecure Acti, kongressil esitatud seaduseelnõud, mille eesmärk on piirata föderaalselt rahastavate meditsiiniteenuste pakkujate kasutamist teatud välismaiste vastaste biotehnoloogiaettevõtete, sealhulgas PGI Groupile toodete või teenuste kasutamisel. Ettevõte väidab, et seadus sisaldab valeväiteid, väites, et õigusakt tõrjub PGI USA-st välja, saavutamata selle eesmärki, milleks on isikuandmete kaitse. PGI Group eitab, et seda kontrollib Hiina valitsus või sõjavägi ning väidab, et tema töö on tsiviil- ja teaduslikel eesmärkidel. Ettevõte lükkab ümber süüdistused geneetiliste andmete kogumise, koostöö rahvavabastusarmeega ja inimõiguste rikkumise kohta. Illumina on tulnud turule oma Novasec X-seeria 1,5 miljardilise FlowCelliga, kus tegelikult on lugemeid 1,6 miljardit ja mille väljunud vahemik on ligikaudu 165 kuni 500 gigabaasi. See uuendus võimaldab paindlikkust erinevate projekti mõõtmete kohandamisel, alates väikestest pilootuuringutest kuni suuremate üksikute proovideni. Komplektide valikud hõlmavad 100, 200, 300 tsüklilisi konfiguratsioone. Nendega on võimalik töödelda ligikaudu 4 inimgenoomi, 41 eksoomi või kuni 30 transkriptoomi ühe FlowCelli kohta. Ja see pakub väikestele keskmisele suurusega projektile majanduslikku tõhusust ja kulude kokkuhoidu, muutes suure läbilaskevõimega sekveneerimise ka rohkem kättesaadavaks. Lisaks tagab ka uus voolutuskiip kiirendatud tulemusi, mis on Novasec X-seeria reagendikomplektide seas kõige kiirem. Ultima Genomics on lõpetanud oma varase juurdepääsuprogrammi UG100 suure läbilaskevõimega sekvenaatorile ja nad tulevad lõpuks sellega ka turule. Kuna sekveneerija suudab aastas töödelda ligikaudu 20 000 tervet inimese genoomi, meelitab see eeldatavasti suuremaid sekveneerimislaboreid üle kogu maailma. Te saate selle endal osta väga madala hinnaga, ligikaudu $1,5 miljonit. See teeb sellest kõige kallima DNA sekvenaatori üle maailma, mis on hetkel kättesaadaval. Platvorm, mille hind on $1 gigabaasi kohta või umbes $100 inimese genoomi kohta, on saanud positiivset tagasisidet kõrgetasemeliselt klientidelt. Mõned neist näiteks Broad Institute, New Yorgi genoomikakeskus, Exact Science, Quest Diagnostics, Macrogen, Genome Insight ja Regeneron. Kliendid kiitsid instrumendi täpsuse, kasutuslihtsuse ja töövõu tõhususe paranemist. Ultima eesmärk on konkureerida Illuminaga suure läbilaskevõimega, lühikese lugemisega järjestuste turul, millel on täiustatud funktsioonid ja konkurentsivõimeline hind. Ettevõte on oma voolutuspõhise keemia lähenemisviisiga tegelenud selliste väljakutsetega nagu homopolümeerid ja tehisintellekti jõudlus. Lisaks tutvustas Ultima uudset sekveneerimismeetodit nimega PPM-Sec, mis pakub Q60 täpsusega baasasenduste töötlemata veamäärasid ilma üldjärjestuse või ainulaadsete molekulaarindeksiteta. UG100 instrumenti peetakse genoomikas oluliseks edusammuks koos edasise kasutuselevõtu ja töökindluse kinnitamise plaanidega. Sekvenaatori eesmärk on asendada paneelid, eksoomid ja mikrokiibid terve genoomi järjestusega, mille igaühe hind maksab ligikaudu $100. Platvorm kasutab traditsioonilise vooluelemendi asemel lõpmata sünteesipõhist sekveneerimist peamiselt tavalise nukleotiidide 200 mm sekveneerimisvahvlitel. Need meenutavad ringikujulisi siidiplaate. Vahvli klonaalsed DNA helmed läbivad ketramise ajal pideva pildistamise, mis võimaldab tõhusat sekveneerimist. UG100 töötab automaatse emulsioon PCR-iga klonaalse DNA ettevalmistamiseks ja selle disain rõhutab tööstusliku mastaabiga töötamist, võimaldades nädalavahetustel või pühade ajal jooksutamiseks laadida kuni 8 vahvlit masinasse. Seade kasutab voolukeemiat, mille tulemuseks on lugemispikkuste jaotus eeldatava mediaaniga 300 aluspaari. Nende eesmärk on genereerida ligikaudu 20 000 inimese genoomi 30-kordse katvusega aastas ühe instrumendi kohta. Töömudeli eesmärk on pakkuda laboritehnikule rohkem vabadust, pakkudes paindlikkust personali ajakavas ja instrumendi tööajas. Ettevõte pakub reaktiive paagi kujul, kusjuures iga paak toetab 60 tunni 2 sekveneerimisvahvli jooksutamist.
seade võib töötada pidevalt ning operaatorid saavad laadida vahvleid ja reaktiive, et võimaldada nädalavahetusel töötamist ilma täiendava sekkumiseta. Siiski on ka neil mõned takistused. Nad tegelevad ka homopolümeeride piirkondade aluste täpse kutsumise väljakutsetega. Platvormil on lineaarne signaal kuni 12 aluse homopolümeeri pikkuseni. Indel tuvastamisel on saavutatud täiustusi, saavutades 99,4% F1 skoor. Lisaks sellele võttis Ultima kasutusele uue meetme SNVQ, et hinnata asendusmuutuste täpsust, kusjuures enam kui 85% tuvastatud asendustest on SNVQ 40 või suurema väärtusega. Lisaks esitles Ultima spetsiaalset režiimi nimega PPM-SEC, paaritud pluss-miinus järjestus. See summutab vead ja saavutab baastuvastamise töötlemata lugemise täpsuse 1 miljoni eest, ehk Q60. Nad mõtlevad ka ülisügava RNA-SEC-i haruldaste haiguste uurimiseks, rakkuvaba kromatiini sügavmetülatsiooni analüüsiks ja ICDN analüüsiks. Exact Science teatas, et kavatseb kasutada seda instrumenti määratlemata tulevase toote jaoks ja Quest Diagnostics sõlmis Ultimaga diagnostikapartnerluse. Ultima näeb ette skaleerimist suuremate sekveneerimisvahvlitega, mis võivad jõuda $10 genoomini või isegi madalamate kuludeni tulevastes põlvkondades. Ettevõte rõhutab suurte uuringute jaoks tsentraliseeritud sekveneerimiskeskusi, mille eesmärk on tagada järjepidev ravi ja minimeerida partiide mõju. N6Tech Icon PCR termotsükler, mille hind on ligikaudu $100,000, on turule toodud, pakkudes teed rajavat lähenemist PCR-i kohandamisele. Seda seadet esitleti AGBT-l, mis võimaldab igal vellil käivitada oma termilise profiili, võimaldades üksikutel vellidel lõpetada reaktsioon, kui on soovitud amplifikatsiooni tase saavutatud. See funktsioon lahendab levinud probleemi üleamplifitseerimistest, vähendades kimäärilisi artefakte ja säilitades mitmekesisust NGS-i laborites. Seade täiustab PCR-i põhiseid raamatukogude koostamise protokolle, lihtsustab töövooge ja tagab loomupärase normaliseerimise, parandades voolutuskiipide efektiivsemat sekveneerimist ja vähendades osade proovide madalamat katvust. Võimalikud rakendused hõlmavad SARS-CoV-2 sekveneerimise parandamist, kus automatiseerimine ja autonormaliseerimine võib olla kasulik. Hoolimata sellest, et tegemist on ühe optilise kanaliga 96 vellise seadmega, on N6Techi Icon PCR valmis avaldama märkimisväärset mõju, oodates kohapealseid usaldusväärsuse demonstratsioone. Ettevõte tunnistab, et tulevikus on neil plaanis ka seda arendada, sealhulgas suurendada vellide mahtu ja optilisi kanaleid. Lisaks tutvustas AGBT-l Volta Labs oma Callisto seadet, mis pakub 24 proovi DNA ekstraheerimise ja NGS raamatukogu ettevalmistamise lahendust, mis on mõeldud nii pikkade kui ka lühikeste lugemite jaoks. Selle seadme hind on $125,000, kasutab avatud elektrifitseerimistehnoloogiat, mis sobib kõrge molekulaarmassiga DNA-le. Seade, mille tarnimist oodatakse teises kvartalis, on käepärane lahendus, mis ei nõua tööajal inimese sekkumist. Volta Labsi eesmärk on ratsionaliseerida töömahukaid protsesse, pakkudes paindlikkust partiide suuruses, vähendades pipeteerimist ja lihtsustades tööd. Eelkõige ei kasuta seade õli, mis erineb varasematest sarnastest seadmetest, mis muudab selle paljulubavaks täienduseks pika lugemisega genoomika valdkonnas. Volta Labs plaanib laiendada Callisto protokolle, sealhulgas Oxford Nanopori, ligatsiooni raamatukogusid ja hübriidse püüdmise töövoogude edasisi etappe. Ettevõtte ees seisab väljakutse näidata seadme usaldusväärsust, tõhusat hooldust ja järjepidevat reaktiivide tarnimist konkurentsis, kus high molecular weight DNA automatiseerimine on muutumas üha populaarsemaks. Callisto seade on juba saanud positiivset tagasisidet varajase juurdepääsuga klientidelt nagu Broad Institute, Mount Sinai ja Hartwig Institute, mis näitab, et see on märkimisväärne edasiminek pika lugemisulatusega genoomika ökosüsteemi võimekuse puudujäägi kõrvaldamisel. Biomodal on välja toonud oma epigeneetilise sekveneerimise proovi ettevalmistamise analüüsi uuendatud versiooni nimega Duet Multiomic Solution EVO-SEI. Toode võimaldab ühe töövoo käigus ühe baasi eraldusvõimega sekveneerida 4 standardset DNA alust, 5 metüültsütosiini ja 5 hüdroksümetüültsütosiini samast molekulist. See tehnoloogia kaotab vajaduse korduva sekveneerimise järele, võimaldades terviklikku arusaamist modifitseeritud sütosiinidest.
Duet Evo C analüüsi saab kasutada erinevates valdkondades, alates arengubioloogiast kuni minimaalse jääkhaiguse ehk MRD ja ravivastuse jälgimiseni. Mitmed akadeemilised teadlased on kiitnud selle võimet tõhustada ctDNA analüüsi ning parandada geeniekspressiooni ja epigenoomilise maastike mõistmist. Kuigi biomadal Duet Evo C konkureerib teiste ettevõtete otsese DNA metylatsiooni sekveneerimise meetoditega, eristab see turul oma erilise ensümaatilise muundamise lähenemisviisi. Biomadali tegevjuht Peter Froman mainis Duet Evo C tulemuste ja nakatanud RNA vahelist tihedat korrelatsiooni, mis annab täpseid hinnanguid geeniekspressiooni tasemete kohta. Ettevõte kavatseb laiendada oma tootesarja täiendavate väljatöötamisel olevate toodetega. Nanostring Technologies ja 3 tema tütarettevõtet, sealhulgas Nanostring Technologies International, on esitanud USA Delaware'i ringkonna pankrotikohtule 11. peatüki kohase pankrotimenetluse. See otsus tehti pärast 2023. aasta novembris toimunud kohtuprotsessi, mille käigus Delaware'i vandekohtu hinnangul rikkus Nanostring GeoMX Digital Spatial Profiler 7 konkurendi 10x Genomicsi patenti, mille tulemusel mõisteti neilt $31 miljonit kahju. Nanostring kavatseb uurida strateegilisi alternatiive, sealhulgas kogu ettevõtte või selle osade võimalikku müüki ning on saanud mitu esialgset huviavaldust. Pankrotimenetlus peatab ka käimasolevad patendivaidlused Nanostringi vastu kogu maailmas. Rootsi meditsiiniülikoolis Karolinska instituudis aastakümnete jooksul kogutud uurimisproovid hävisid jõulude püha ajal külmutusseadme rikke tõttu. Proovid, mida hoiti mahutites, mida jahutati -190 kraadini vedela lämmastikuga, jäid 5 päevaks ilma jahutusest, mis viis nende hävimiseni. Vahejuhtum leidis aset 22. ja 23. detsembri vahel ning see mõjutas erinevate asutuste proove, mis keskendusid peamiselt leukeemia uuringutele. Kaotatud proovide hinnanguline väärtus on umbes 37 miljonit naelsterlingit. Kuigi puuduvad hetkel viited sabotaažile, on algatatud sisejuurdlus ja intsidendist on teatatud ka politseid. Kahjustatud proovid olid mõeldud tulevaste uuringute jaoks, kuid ei mõjuta praeguste patsientide ravi. Kui märkasid mõnd huvitavat uudist, soovid genoomilise pusa osta või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genoomiline@gmail.com. Leiad mind ka Instagramist. Tänan, et olid minuga ja head sekveneerimist!